Andres Herkel, kui tõenäoline tundub siiski praegu, et on võimalik luua selline vaba erakond, mis on reaalseks konkurendiks praegustele tugevatele 4 erakonnale? No reaalne on see, et seda konkurentsi on vaja ja milline on nüüd miinimumeesmärk ja milline on maksimumeesmärk, see on omaette küsimus. Selge see, et miinimumeesmärk on Riigikokku pääsemine ja see, ma arvan, on kindlasti täiesti realistlik, arvestades seda, et selle järele on vajadus ühiskonnas. 4. jaotus on jätnud Eesti ühiskonna ka arvamuste mitmekesisuselt natukene liiga vaeseks ja eriti sellepärast, et kõige rohkem ühel nõul on nad iseenda positsioonide hoidmises. See rahaline ebaõiglus, mis on riigi rahakotist iseendale raha võtmisega kartellierakondade poolt saavutatud, on ühtepidi muidugi nende tugevus valimistel, aga ma arvan, see on ka nende nõrkus, sellepärast et nad on siin põhjalikult vindi üle keeranud ja eks seda teemat nagu muidki me tõstatame ja teeme seda päris intensiivselt. Üks maailma tuntud mõtteid ja arvamusliidreid, usuinimene Ema Teresa on öelnud, ma ei suuda seda tsiteerida sõna-sõnalt, aga on väljendunud niimoodi, et asjad ei lähe, kui need teha millegi vastu, nii peab tegema millegi poolt. Mille poolt on vaba erakond, kui jätame täiesti kõrvale selle probleemi, et me ei ole rahul nende olemasolu 4 erakonnaga? Jah, vaba erakond on selle poolt, et Eesti vajab tõesti uut tüüpi erakonda ja seda vabadust on vaja erakonna sees ka rohkem. Me ei vaja riigierakondi, me vajame kodanike erakondi ja kodanike erakonna poolt me oleme. Kuidas suhtuda Ansari Barkalaja poolt sisse toodud väljendisse talgu erakond? See sõltub nüüd sellest, kuidas seda tõlgendada ja ma pean ütlema, et need tõlgendused, mida ta ise selle kohta on andnud, on sümpaatsed. Et kui võtta seda niiviisi, et aktiviseeruvad need kodanikuliikumised, mis seni poliitikasse sekkunud ei ole ja teevad seda teadlikult, delegeerides oma inimesi poliitikasse kas Vabaerakonna kaudu või mõnel muul moel ja kui sellised tugevad ühiskonna arvamusliidrid julgevad võtta ka rohkem poliitilist vastutust, siis nad võivad teha seda ka talgu korras, ehk siis nagu üks element selles Ansori mõttekäigus on, et võib-olla ühtedeks valimisteks siis tagasi tulla. See on ju täiesti mõeldav, et poliitikute klass on Eestis natuke liiga etableerunud. Kui seda võtta sellisena, et teha erakonda ainult 1 korraks, siis see tundub mulle natukene elukauge mõttena, aga ma olen aru saanud, et seda ka nõnda ei ole mõeldud. Väike kahtlus, kas vaba erakonna lootus liita võimalikult palju väikeseid vaba grupeeringuid, kelle eripäraks ongi see, et nad teineteist väga palju erinevad, ei ole äkki liiga julge? No küsimus on selles, et mingisugune demokraatliku arusaama miinimum peab siin olema kahtlemata, aga ma arvan, et see ei saa olla liiga julge, kui me seda asja õigesti ajame. Ja tuleb lihtsalt kokku leppida need küsimused, milles ollakse erimeelt ja need küsimused, milles ollakse ühtemeelt. Ja ma saan aru, et ühtemeelt ollakse just nimelt nendes küsimustes, mis puudutavad ütleme niisugust ühiskonna omavalitsuste vabamat ja rohkem alt üles toimimist. Et me oleme sellise tsentraliseeritud mõtlemise ja tsentraliseeritud riigi suhtes väga skeptilised, et rohkem tuleb võtta ise vastutust. Arvamusfestivali kohta ka julgema, otsesema ütlemisega, võib-olla natukene küünilisematelt poliitikutelt kostab ka sellist juttu, et Arvamusfestival on nendele 4 võimuerakonnale üks väga tore asi, sest siin on näha, kas kuskil ei ole peidus äkki mõningaid liidri omadustega või karismaatilisi inimesi, kes niikuinii oma Arvamusfestival räägitud tühja ja katteta juttu ise ellu viia ei saa ja niimoodi saavad parteid kenasti toidet, sest praeguses süsteemis see inimene ja tema pisikene kaasmõtlejate grupp ei oma selles riigis võimalusi. Küsimus on tegelikult niisugune, kas vaba erakond võib olla siin see lahendus
mis astub sellele seisukohale vastu? Vabaerakond on kindlasti selles mõttes lahendus nendele inimestele, kes midagi ise tahavad teha. Ja ma arvan, et iseenesest nende nii-öelda vabade mõtlejate toomine poliitikasse, nende tulek poliitikasse ja see, et nad poliitikas ka vastutust võtavad, on igatepidi tervitatav. Seda võiks Eestis olla rohkem. Küsimus on pigem selles, et millisel moel nad saavad ennast poliitikas realiseerida. Ma kardan, et olemasolevate erakondade suur probleem on see, et nad näevad neid inimesi mõnikord pigem häälemagnetina, keda on mõtet kodustada, aga nende ideed tasapisi tasalülitatakse, et see on see, mida meie püüame kindlasti vältida. Kui inimesed saavad vanemaks, siis ideede osatähtsus väheneb, materiaalsete huvide osatähtsus suureneb inimlikult. Et väga sagedasti võib need ideed ju maha müüa riigikogulase palga eest. See on niisugune igavene küsimus, et ja ma ei seostaks seda sellega, kui vana on üks või teine inimene, et on väga sellise enesekeskse suhtumisega noori ja on väga idealistliku maailmakäsitlusega ka vanemaid inimesi, aga mis on Eesti ühiskonnas ilmselt fakt, on see, et erakondade liikmeskond on jäänud liiga vähe algsete ideede juurde või seda ideoloogia põhisust on vähe. Pigem ollakse kas juhuslikult liitunud või oodatakse erakonna struktuurilt mingisugust ka niisugust töökoha näol toetust elus, et muututakse toiduahela osaks kunagi. Et see on see kõik, mis võtab niisugust idealismi maha, aga tegelikult on idealism see jõud, mis viib ühiskonda edasi, ma olen sellest täiesti veendunud. Viimane küsimus on negatiivne fantaasia või must stsenaarium, mis algab väga hästi. Vabaerakond õnnestub ja õnnestub väga hästi, selliseid fenomene on Eesti lühikeses taasiseseisvumisjärgses poliitikaajaloos juba olemas, aga 8 aasta pärast umbes on Eestis lihtsalt 5 erakonda ringkaitses sättinud ennast toitumisahelasse. Kas Andres Herkel paneb siis parteipileti lauale? No me oleme praegu sellisel lähtekohal, et Vabaerakond on üks asi, aga Vaba Isamaline Kodanik, mis on seda esile kutsunud, jääb organisatsioonina alles. Võib-olla ta jääb siis ka niisuguseks eetiliseks valvuriks, et sellised halvad arengud ei toimuks, aga ma olen selles mõttes küsimuse asetusega väga nõus, et ega ükski väga hea õnnestumine ei lõpe valimistega, et valimiste järel tuleb see tõeline tegevus ja see võib olla tihtipeale keerulisem, et siin tuleb anda oma maksimum selleks, et ühiskonnas asju korda seada, aga hoida neid korras ka siis selle poliitilise koosluse sees, et need ei hakkaks lagunema, nagu mõnedel halbadel juhtudel siin varemalt on see mõnikord läinud. Eks kogemuste baas peab all olema.